Tere tulemast kuulama konservatiivse kristlase saadet. Iganädalane vestlus usu, poliitika ja kultuuri teemadel. Teiega on täna Marko Müürisepp ja Hans-Krist Loime. Tere head kuulajad, konservatiivne kristlane on tagasi saatega number 23. Tere Marko! Tere! Nagu te näete, siis meil on täna saate külaline. Marko, hakkab juba traditsiooniks saama, et meil käib ainult saates külalised. Meil käivad ainult kuulsad inimesed saates. Ma lasen siis sul tutvustada meie külalist. Ja meil on siis ettevõtja, olümpiavõitja, linnavolinik. No kindlasti on tal palju muid tiitleid ka, aga Allar Levandi. Tere tulemast! Tere! Tervist! Aga ma ei tea, lähme kohe saate juurde siis. Ja pärast räägime Allarist, kõigepealt teeme oma sisu ja siis vaatame, mis tema on. Või natukene paari sõnaga, äkki tutvustad ennast ise ka, et mõni vaataja, kes äkki võib-olla ei tea siin nii hästi, siis... kuna see on siuke rohkem ka mitte ainult spordisaade, siis ma liigitaks ennast, mis mõtte inimene ma või mis tüüp inimene ma üldse olen, siis ma olen leidnud endale siukse toreda tiitli nagu liberaal-konservatiivne rahvuslane. Väga hea, väga hea. Et jah, see ma olen, ja me ennem rääkisime, et minu elu moto on tasakaal ja äärmustesse katsun mitte laskuda. Väga hea. Aga tuleme spordi juurde ja spordiküsimuste juurde. Et kuidas sa vaatad, kuidas Eestis üldse spordijuhtimine näeb välja tänapäeval? Et kas see on, kuidas see fookuses on meil? Ei, no ta on nüüd väga kõvasti olnud fookuses ja ütleme niimoodi, et sellist nagu möllu nagu spordis on olnud siin meie juba nüüd tänaseks eelmise president Kersti Kaljulaiu ümber ja kogu selle tegevuse ümber on päris palju olnud ja seda on ka väga palju kirjutatud sellest ja kõik on arvanud. Kõik, kes vähegi midagi teavad, on kuulnud, nagu mu naabrinaine ütleb, et ma küll ei tea midagi, aga ma arvan. Õige. Et ka selliseid on ja enamus on selliseid ja ma olen nüüd vaadanud, et lõpus ma ei tahtnudki enam üldse midagi arvata, sest see oli läinud nii lappesse juba kogu see arvamiste maailm ja see ei ole ainult selle spordiga, vaid ma olen vaadanud ka muudes küsimustes, mis on nagu tulnud teravalt ülesse ühiskonnas, läheb see fookus. Igaüks hakkab oma, nagu Luik, Haug ja Vähk hakkavad, igaüks hakkab omale poole tassima ja see sisu läheb nagu kaduma ja see spordi juhtimise debattides on läinud ka nüüd, sport on jäänud nüüd viimaseks, et Eesti Olümpiakomitee on Eesti Olümpiakomitee, mis tegeleb spordiga, mitte ideoloogiaga, ja seal läks nüüd niimoodi sassi kõik asjad, siis toodi veel persoonid sinna sisse, siis hakati üksteist solvama ja kuni peaministrini välja, et selles mõttes, et on ju. Samas ühtegi head kriisi ei saa ka mööda lasta, nagu öeldakse. Ja siis nii see nagu juhtuski, et valiti esimest korda ajaloos, siis valiti istuv president koju ja nüüd on siis need tagajärjed, et mis nüüd saama hakkab ja kõik spordiinimesed tahavad kodurahu. See on ka selge, et saaks nüüd need fookused sealt, need arvajad kuidagi nüüd kõrvale ja saaks hakata nüüd asja päriselt nagu rääkima, et siis saame ka edasi minna spordi asjadega. Kas Kaljulaid võib-olla läks liiga poliitiliseks võib öelda siis või? Inimesed on erinevad ja igaüks heal on oma eri juhtimisstiil ja Kersti Kaljulaiul on oma juhtimisstiil, mida me oleme ka näinud, kui ta oli Eesti Vabariigi president, mis ka paljudele ei meeldinud ja vähestele ta meeldis. Aga ta oli president ja minu moto on jälle alati see olnud, et ükstapuha, kes on president, mina austan presidenti kui institutsiooni. Ma austan eesti keelt, ma austan Eesti kultuuri, et need on minu jaoks nagu sellised Eesti lipp, need on sellised tabud, ta võib mulle mitte meeldida, aga ta on institutsioonina minu jaoks väga tähtis. Ja nüüd juhtuski see,
et lõid välja Kersti Kaljulai, tegi ka väga palju head oma juhtimise stiili tuues, aga samas nagu unustades ära, et sport on number 1 selles organisatsioonis. Mitte, ja mina arvan, et ta tegi kommunikatsioonis tegi vead, nii lihtne see ongi. Kas, ma küsin veel kiiret siia järgi, et kas ta siis tegelikult valis lõpuks poole, kelle poolel ta tahtis olla rohkem? No võt nüüd me läheme lahkama jälle, aga sellel on hästi pikk lugu, kogu sellel Kersti Kaljulail kui EOK presidendil ja kogu sellel saagal, mis siis nagu algas mitte ainult Sildarude perekonnaga ja mitte see, mis sellele järgnes, vaid seal on ka eelnevalt EOK-sse toodud ideoloogiline lähenemine, mis ei käi igapäevaselt spordiga kokku. Kas see oleks siis sama, et ütleme siis Tallinna Vees me tegeleksime ideoloogiaga ja siis teeksime ka puhast vett või? No just. Okei, aga kas meil on mõni ala, kus on niisugune võim koondunud, ütleme, ühe inimese kätte, ma ei hakka seda spordiala ütlema, aga kas see on hea näiteks? Ükski äärmus ei ole hea, me võime siin naabermaalt vaadata, mis tähendab absoluutne monarhia, ja kõik ütlevad, et demokraatia on halb, tuleb välja, et monarhia on hea asi, valgustatud monarh on ideaalne, aga mitte üle 8 aasta või mitte üle 4 aasta, nagu see on ka nagu juba ajaloos pikki kordi tõestatud fakt, et muidugi mitte. Aga kui nüüd EOK juurde tagasi tulla, et kuidas võiks hinnata või kuidas järgmine, ütleme, juht, kui keerulisse kohta ta tuleb praegu tegelikult? No on toksiline, selge see, et on toksiline, et ta, järgmine juht peab olema maailma kõige suurem diplomaat, ta peab tõmbama nüüd selle rahu maa peale ja hakkama siis nagu lahkama neid tahkusid, mis siis nagu on meid kõiki nagu omavahel karvupidi kokku ajanud, kuigi ma ütlen, et kui sa hakkad sportlastega rääkima spordist, siis kaovad absoluutsed igasugused eriarvamused. Ehk siis nagu ei tohi sporti, mis on sport, sest Tallinna Vesi kaevab vett, siis ta kaevab vett. mitte midagi muud ei tee, just. Aga kui nüüd peaks jälle juhtuma selline asi, et tuleb see selline juht näiteks, kes ei meeldi, ütleme, sellele vastaspoolele ja kutsutakse jälle kokku, ütleme, suur kolleegium, et hääletame maha. Kui palju saab niimoodi veel minna umbes? Ma ei tea kogu. Demokraatia me võime iga poole aasta tagant uusi valida, aga ma ütlen, et spordirahvas sisemiselt ei taha kakelda, ta on hästi kannatlik rahvas, et tema tahab tegeleda oma asjaga. Ja ma usun, et uus president, kes iganes nüüd meil valitakse, et ta ei tee neid vigu. Okei. No kahtlane. Ma ei tea, ma ei oska öelda, ma ise EOK-s ei ole muidugi, aga ma vaatan seda, ütleme, väljaspoolt, siis tundub küll niimoodi, et nad ei suuda seal ära jagada toetusi ja ütleme sportlastele võib-olla sellist kindlust. Saab hakkama, et on siiamaani hakkama saadud ja ma ütlen, et kui me räägime spordist, siis kõik saavad aru, et kui palju meil raha on, kui palju meil raha juurde vaja, kes seda peab tooma, kas ta toob siis või ta ei too, et see on lihtne. Sportlastega on selles mõttes, sportlase mõttemaailm on suunatud ikkagi tulemuse peale, et ennast kogu aeg parandada, et olla teistest parem, võistkonnad ja individuaalspordid ja seal on tema fookus. Et ükski sportlane ei taha tegeleda mingite, tema jaoks sekundaarsete asjadega, kes kuidas ütles midagi, kellegile meeldib, kellegile ei meeldi. See on täiesti sekundaarne spordi jaoks. Urmas, ma küsin selle ka nüüd ära, et see lihtsalt haakub sellega väga hästi, et Urmas Sõõrumaa ütles seda, et tuleks jagada, et ta ütles täitsa vabalt seda uudistes välja, et nüüd ta saab seda öelda, et peaks ära jagama, et mis kultuuriministeerium peaks tegema, mis peaks sotsiaalministeerium tegema ja nii edasi, et lahku lööma kõik selle EOK, ütleme, need osad, et kas see on õige siis või? Mina praegult ei tuleks ühegi sellise ideega välja, et ma pigem istukski tegijatega, kes hakkavad otsustama, istuks ja arutaks ja leiaks selle tasakaalu.
et ei ole mingisugust geeniust, kes tuleb, ütleb, et nüüd nii on ju. Et ma ei oska küll öelda, kuidas neid jagama peab neid. Küsimus on selles, et spordis on vähe raha, nagu on tervishoius, nagu on ka õpetajatel, nagu on ka päästjatel, meil on kõik on nagu vähe raha ja siis palju juttu, et vähem juttu, pikem samm, kuidas öeldakse. Nii, Marko, palun. Aga kas mulle tundub, et ikka, kui on sellised nagu keerulised situatsioonid, et kas see oleks nagu õige, kui nüüd tulekski seda EOK-d juhtima, kuidas on sportokraat või kuidas see tehnokraat. Ütleme, et täiesti poliitikast väline inimene, sest et paistab, et kui me läheme kuhugi, kes on siin pool, kes on seal pool, et sellest tekib ainult nagu suurt segadust ja see on täpselt nagu, ei ole mõtet toppida selliseid asju sinna, kus nad ei anna lisaväärtust, nad ei anna, sooritusele vist ei anna kaasa see, et kas on millise tooniga sa suhtud ühele või teisele poole? Jaa, absoluutselt. Ma mõtlen, et spordis ei ole pooli, spordis on üks pool ja see on sport ja igal juhul, nagu ka eelmise linnavalitsuse kukkumise juures pakuti välja tehnokraatlik linnavalitsus, ma olin 2 aega näiteks sellele poolt on ju, aga sa tead ise, mis sellega hakkab juhtuma, eks? Ja, aga õige, et siis aga tegelikult üks asi, mis ma tahaks küll spordist küsida, et vähemalt mulle tundub, et sport on üks valdkond, kus Eestis on integratsioon totaalne. Seal ei ole mingisugust, keegi ei diskrimineeri, et kas sa oled sündinud ühtekeelsesse kodusse või teisekeelsesse kodusse, on see tõsi? Vähemalt mulle tundub kõrvaltvaatajana. Sport ju ühendabki ja ikkagi huviharidus on see, millega me kõik tegeleme. Me oleme kõik inimesed, meil on 2 kätt, 2 jalga ja pea. Sa kuuled saadet Konservatiivne kristlane. Uued osad ja värsked vaated ootavad sind siinsamas igal nädalal. Pane meie kanalile like ja subscribe. Nii aitad meil hoida kristlikku maailmavaadet pildis ja jõuda veelgi rohkemate kuulajateni. Ja osad on emotsionaalsemad, osad on vähem emotsionaalsed, aga me teeme ühesuguseid asju. Me siis mängime kas hokit koos või käime ilusutamas koos või käime tantsimas koos on ju. Ja seal ei ole ju mitte mingit vahet. Sina tantsu isana ju peaks teadma, et seal oli kõik rahvused koos. Ja. Kõik me rääkisime vabalt sellest on ju. Ma ei tea, kes seal võisid olla. Seal võis olla Georgi Lindiga vendasid, aga me saime kõik väga hästi aru. Me rääkisime eesti keeles, kui ei osanud, rääkisime natuke vene keeles. Et selles mõttes kui me keskenduks sellistele lihtsalt inimlikele joontele üksteises, et me oleks nagu palju lihtsam oleks. Ja. Tõesti. Et meil on kõigil õppida spordiinimestest. Selles küll, selles mõttes küll, jah. Aga lähme saate teise osa juurde siis, et küsime siis need küsimused ka ära või? Kõigepealt uurime üldse, kes see Allar on, et vaata, meil eelmine saade meil lõppes just sellega, et ütlesime, et inimesed peaksid olema oma õnnesepad. Ja me ei võinud seda lihtsalt, õnnesepad, et võiksid nagu ettevõtlusega rohkem tegutseda, et räägi oma lühikest lugu sellest ettevõtluse asjast, et üldse, et kas on mõtet ja kuidas sina sinna sattusid? Sattusin jah, et 90ndate alguses, kui polnud midagi süüa ega juua ja siis üks ettevõtlik sõber hakkas spordipoodi ja mõtles, et ma võiks pundis olla ja siis me hakkasime koos tegema. Täna osad omanikud on selle vahetunud, aga AT Sport on oma nime säilitanud ja ma arvan, et mitte ei arva, vaid ma tean, et me oleme Eesti kõige vanem spordipood. Palju õnne, aitäh, jah, et meil saab nüüd ütleme niimoodi, et järgmine aasta on 30. Et siis 30 aastat oleme jõudnud. Aga see on, ütleme, spordiäri on pigem elustiil. Pigem ma nimetaks isegi hobiks seda, sest me oleme ka Jürgen Ligiga vaielnud sellest, kui hästi me oleme kõik oma maksud maksnud alati, kõik õigel ajal. Ja ma võin teile öelda, et ma ei ole ühtegi senti saanud kasu, ma olen sinna raha ainult sisse pannud. Et nagu selles mõttes, ja ma enda jaoks selle peas paningi, et see ei olegi minu jaoks üldse kasumit taotlev ettevõte, vaid mida ta peaks olema, aga ta on minu jaoks nagu MTÜ. Ja Eestisse me võiks nagu samamoodi suhtuda, et me oleme nii väiksed, me ei saa selle 1,3 pealt siit keegi väga rikkaks on ju 3-4 transport, energia, mingid alad, kes kuhu seal midagi on ju. Seal võib, aga üldjuhul me peame enda jaoks filosofeerima selle, ja ka mina olen, et see on elustiil.
me elame, Eestis on tore ja mina annan oma osa siia. Ja sa rikastad oma spordipoega Eestit. ja just. Väga hea. Meil on veel korra lühidalt, et meie muidugi saate see hooaeg algaski nendest hasartmängumaksust, et kas sul on mingi paar kommentaari selle kohta ka öelda? Nojah, paar on, et see... Ja miks sa üldse arvad, et sa võiks selle kohta midagi arvata? Jah, et ma olen nüüd 15 aastat olnud PAF Eesti tegevjuht ja näinud PAF-i sündi interneti kasiinona ja siis eelmisest kevadest ma olen siis PAF-er nõukogus, lasen noorematel toimetada, kes tunnevad Instagrami, TikTok'i ja niisuguseid muid asju paremini kui mina, aga minu peale on jäänud ikkagi suhtlus, ehk siis inimestega rääkimine. See ei ole veel midagi kadunud, sõbrad, et ei ole ainult kõik Instagramis. Ja jah, see idee oli väga hea. Ja kunagine üks Vene peaminister Tšernomõrdin ütles, et me proovisime, nagu läheks paremini, aga tuli välja nagu alati. Ehk siis maksulangetus siis oli Eesti maks, hasartmängumaks oli 6% ja siis otsustati, et tuleb alla. Seal on oma loogika taga, ma ei hakka seda täna rääkima pikalt, aga seal on oma loogika, et tuleb palju litsentse, selle pealt me hakkame siis teenima, kuna nad tulevad maksuametisse ja maksavad oma maksud. Tegelikult, mis ei juhtunud, et oli see, et ei tulnud uusi litsentse juurde. Et nüüd me oleme pool aastat nagu oodanud, ma ootaks veel aastakene. Ja siis on nagu näha, kas see nüüd õnnestus või õnnestunud. Aga ma pigem kaldun sinna sektorisse täna, et maksu sellist Malta skeemi Eestis ta ei saa toimida, kuna üks väga suur on see geopoliitiline positsioon täna. Et me oleme ikkagi liiga lähedal ja see ei ole üldse mitte vähe tähtis faktor. Ja see litsentside võtmine ja selle pealt teenimine Eesti litsentsiga on raske. Täna näitab, et ei tule uusi litsentse. Ehk siis ma arvan, et see oleks vaja tagasi pöörata. Ja nüüd tagasi pööramise hetkel, ma pakuks ka uusi protsente, mitte enam 5 või 6, vaid ikkagi julgelt rohkem, sest ka Soome 2027. aastal reguleerib oma turu ja me jääme sellisesse nagu piraadi ossa siia ja see võib hakata meie reitingut langetama, rahapesust rääkimata ja seal on ohte on liiga palju, et seda teha. No minule vähemalt tundus, et mõeldi küll, et valitakse mingi eriliselt kaval nišš, kus kohas Eesti võiks midagi teha, aga ei. Ei, ta ei toiminud, jah. Idee põhimõtteliselt ma arvan, et see oli väärt seda proovida igal juhul, aga nagu Tšernomõrdin ütles, eks ole, et tahtsime, et on parem, aga tuli välja nagu alati. Aga siis on meil tõesti selline lugu, et meil on traditsiooniks saanud uurida ka kõikide saatekülaliste nii-öelda vaateid skaalal vasakpoolsed, parempoolsed ja siis konservatiivsed, liberaalsed. Ja siis me küsime su käest küsimusi, sa vastad nendele, kõik ka enne on nendele vastanud, siis sa vastad lühidalt või pikemalt, loodetavasti mitte väga pikalt. Alustame kohe, et kas homopaaridel peaks olema õigus lapsi adopteerida? Asjast, millest ma väga aru ei saa emotsionaalselt hinnangut anda, siis ma lähen sinna sellesse meie naabrinaise sektorisse. Ma küll ei tea sellest, aga ma arvan. Aga kui sa niimoodi küsid jah, ei vastus, siis pigem ei. Aga kas abielu peaks olema ainult mehe ja naise vahel? Ma lisan veel ühe mehe ja ühe naise vahel. Jah. Väga hea. Aga siis on niisugused, kas transsoolist õigused on teema, millega riik peaks rohkem tegelema? Kuule, Marko. ei pea, absoluutselt mitte. Vabandust. Kas Eesti peaks piirama sisserännet kultuuriliselt väga erinevatest riikidest? Kui sa pead silmas, jah, muidugi peaks. Väga hea. Kas sündimuse tõstmiseks peaks riik tegema rohkem meetmeid? Väga raske küsimus. Üliraske on, tehnoloogia on see, mis meid täna tegelikult tapab sündivust. Me võime anda endast parima kõik selleks, et naistel oleks ja peredel oleks lapsed. Aga see tehnoloogia on täna see, mis meid
ikkagi tirib sinna väga suurde sohu. Sellega peaks tegelema nende, et kus ja miks see tuleb, aga jah, kindlasti tuleb tegeleda sellega. Kas sõnavabadust peaks piirama, kui see riivab kellegi tundeid? Ma natuke pikemalt vastaks, et täna on kõik, kellel midagi, vanasti oli niimoodi, et mis vanasti, ma natuke jään vana inimeseks, aga see, kes oli midagi teinud või midagi õppinud või millestki teadis, siis ta võis midagi arvata. Aga täna arvavad, mida sa sihid, mina ütlen see, kui kõik, igasugune inimene pritsib kõike suust välja, siis tegelikult ta ei peaks rääkima kõike. Et osad võiksid lihtsalt kasutada võimalust vait olla. Okei, et siis vastus on ei ja. Vastus on jah, pigem ei saa neid ikkagi piirata, aga inimesed peaksid ise häbi tundma. Aga probleem on ju selles, et vanasti sa karjusid poe taga, nüüd sa saad karjuda internetis ja kui veab, siis 100 000 inimest näeb seda. No selle ongi see, et interneedus on ju, et selle mina sinna kätt ette ei oska panna. Nii, aga nüüd on selline küsimus, et kas on õige, kui naine seab karjääri, pere ja laste kasvatamisest ettepoole? No ei ole, mina arvan, et pere on ikkagi ja lapsed on nagu üldse meie elu alus, aga see tehnoloogia viib meid täna sinna, et meil ei ole enam vaja, miks on pere vajalik olnud? Laps hoiab sind ka otseselt pärast sind üleval. Täna on sotsüsteem hoiab sind üleval ja sa võid üksinda oma toas lõpuks või vanadekodus ära surra, mitte keegi ei vaata su peale. Vaat seda ma ei tahaks ja mulle meeldiks ikkagi, et mul oleks nagu pere ümber on ju ja ma saaks oma nooremad, vanemad, kõik teaksid, mida vanem arvab, noorem arvab, ehk siis nagu peremudel. Õige. Tegelikult on olnud ka see, et pere on olnud pikka aega see põhiline majanduslik ühik ja põhiline äri, pere oligi üks äriühik põhimõtteliselt, et see on väga õige. Aga nüüd läheme siis võtame selle äriasja üle, et kas rikkad peaksid rohkem makse maksma? Ma ei tea, palju nad üldse praegu maksavad, aga rikkad võiksid maksta rohkem. Kas nüüd käsu peale või siis nagu mitte käsu peale, eks nad on ju ka vaeva näinud, et nad saaksid rikkaks on ju, eks neil on nagu antud rohkem teadmisi, oskusi, julgust, ettevõtlik olla ja seda ei tohiks nagu karistada. Aga väga paljud, ma tean väga palju ettevõtjaid, kellel on palju raha ja kes annavad ka väga palju raha ära, et seda ei pea afišeerima alati, aga nüüd ma arvan, et Eestis on tasakaalusse. Väga hea. Kas ettevõtted peaksid rohkem makse maksma? Pigem mitte. Just ettevõtlus peaks olema väiksemate maksudega, just selle sama, mis ma rääkisin oma AT näitelt, et kuhu veel, mul ei jää mitte midagi üle, lihtsalt ma iga aasta panen sinna natukene juurde. Kas riik peaks päästma raskustesse sattunud firmasid? On mõistlikul määral vajalikud, aga kui sa ütled skaalal jah, ei, siis pigem mitte. Väga hea. Kas riigile kuuluvaid asju peaks rohkem erastama? Ma ei tea palju seal riigil, tendents on ju olnud vastupidine, et kõik need strateegilised kohad on riigi kätte läinud, kui hästi nad majandavad või halvasti, eks seda me kuuleme ja näeme iga päev. Aga siuksed, ma arvan, et riigil ei peaks olema väga palju sellist, välja arvatud need strateegilised kohad, mis on energia, kommunikatsioon, kõik need muud. Kas inimesed peaksid ise rohkem oma pensioni eest vastutama? Võiks mõelda küll, jah. Inimene ikkagi ei saa olla abitu ja oodata ja loota, et sa pead ikkagi olema ise ka nagu tegus. Kui sa oled tegus, siis oled nagu nii, aga jah, pigem jah. Aga kuidas siis on kas riiklik alampalk on vajalik? Riiklik alampalk? See on niivõrd väike, et see igal juhul peaks olema. Väga hea. Ja nüüd on siis selline küsimus, et kas majanduskasvu ja töökohti võib toetada ka keskkonna arvelt? See on samasugune küsimus, et kas olümpiamedal iga hinna eest on vajalik või? Et see on täpselt siukene nagu, mine võta kinni, on ju.
et mis sa sellega silmas pead, on ju, et noh. Ja me oleme sellest enne ka tegelikult rääkinud ja siin on see, et noh, meil on siin konservatiivse kristlase seade ja siis saade ja ega siis Jumal ei ole öelnud, et me ei tohiks maavarasid kaevandada. Lihtsalt ei tohiks nagu teda lihtsalt nagu raisata ja selles suhtes, et just ja ma tahan jälle selle tasakaalu ja mõistlikkuse juurde tulla, et noh, et Jumala eest me ei peaks hulluks minema peast hakkama noh, ma ei tea, fosforiiti siin jubedalt kaevama või naftat otsima, sest ta on olemas meil, on ju. Et, aga mis meil on, seda tuleb nagu mõistlikult, tasakaalukalt hoida ja seda kasutada. Igal juhul tuleks kasutada seda. Et noh, mis me siis oleme, ega me siin Eestis, ma räägin Eestist, on ju, et noh, me peame kuidagi ju oma ennast ka kehtestama, on ju, et meil peaks nagu midagi ikkagi olema peale positsiooni Venemaa kõrval. Väga hea. Kuule, need küsimused on vastatud, meil on natuke veel aega, mõned minutid. Et räägi siis, kaua nüüd poliitik oled olnud? Tead, ma ei ole poliitik. Ma ausalt ei ole poliitik. Mulle meeldib lihtsalt inimestega suhelda ja mulle... Ma ei oska olla poliitik. Ma tean, kes on poliitikud ja kes on väga head poliitikud. Noh, ka meie... Isamaa erakonnas on väga häid poliitikuid ja on Keskerakonnas ja Reformis ja igal pool on häid poliitikuid, aga nemad ongi poliitikud ja mina ei ole poliitik. No aga meie arvame seda, et poliitikasse on vaja just selliseid inimesi, kes ei ole poliitikud, sest muidu see asi läheb väga... Tasakaalukas ma võin olla igal juhul oma arvamuse ja mõttega ja ma arvan, et mul on mingid seisukohad, mida ma võin alati julgelt välja öelda. Ja just selle poliitiku ja mittepoliitiku on see, et kuigi jah, ma olen Isamaa erakonnas, siis ma ei karda öelda välja oma arvamust, kuhu iganes see siis, mis asja ta on ju. Aga poliitikud, need, kes on päris poliitikud, noh, nemad peavad pigem on vait olnud ja nad kuulavad pigem. Et selles mõttes ma ei ole poliitik. Ja nad arvutavad veel, et palju see sõna, selline arvamus on nii palju hääli, selline arvamus just, on nii palju. Just, selline ma ei ole kindlasti. Väga hea. Olgu, aga siis on sul mingid küsimusi? Või siis ainult võib-olla volikogust midagi põnevat veel öelda? Või mis seal toimub või kuidas seal läheb? Käime iga 2 nädala tagant, siis me käime strateegilise arengu komisjoniga istume koos, Andres Kollist veab seda väga tore inimene ja minu poolt väga suur respekt, kuidas ta presenteerib ja volikogus ma näen ka ikkagi seda, kes on ikkagi profid, kes oskavad. Näiteks kas või haridusvaldkonna eest Andrei Kante, supervend. Et kuidas ta räägib, et noh, me lihtsalt, tavaliselt noh, osad ei kuula seal, ma lihtsalt otsast lõpuni kuulasin teda. Monika Haukanõmm rääkis väga super hästi. Riina Solman räägib väga hästi, vastab küsimustele, sisukalt ta tunneb sisu, et väga minule see antud linnavalitsus mulle meeldib ja noh, volikogu on volikogu, et seal on karvaseid ja sulelisi igasuguseid. Esindajad. Jah, seal on igasuguseid, kaasa arvatud mina. Väga tore. Aga meil on suur tänu, et sa said tulla meie saatesse ja kui sul on midagi veel lõpetuseks rahvale öelda, soovitada, anda soovitusi. Anda soovitusi, ei no elage, nautige oma elu ja uskuge millessegi, ükstapuha, mis see siis on, kui meil ei ole usku tulevikku kõrgemal seisvasse, siis elu jääb tühjaks. Aitäh, Alar Levandi. Aitäh. Palun. Sellega on saade läbi. Sa kuulad saadet Konservatiivne kristlane. Uued osad ja värsked vaated ootavad sind siinsamas igal nädalal. Pane meie kanalile like ja subscribe. Nii aitad meil hoida kristlikku maailmavaadet pildis ja jõuda veelgi rohkemate kuulajateni.